No võib-olla kaks asja. Üks on see, et mujal, jah, sa võid palju rohkem raha teenida, aga no üldiselt sellistes pikalt kujunenud ühiskondades, kui sa pole oma, siis on väga palju valdkondi, kus ei saa midagi teha. No mõnedes valdkondades saab, kui andekas matemaatika ja füüsik, siis võib-olla saab, aga kui võtame siis hoopis teistsuguse ekstreemse näite, et olla jurist on suhteliselt raske. Mitte võimatu, sest ma tunnen ka välismaal elavaid ja töötavaid Eesti juriste, aga see on ikka hoopis raskem asi. Et sind võetakse omaks, on niisugune pikk keeruline protsess. Aga teine oluline asi on, mida mina olen korduvalt kogenud Eestis, on, et see väiksus annab teatud eelise, mis kompenseerib seda, et me ei ole suur ja võimas. Ja võib-olla illustreeriks seda sellise, tõesti siin looga, kus siis, kui me tahtsime väga saada Euroopa Liitu ja siis meid tuli vastav inimene, laienemise eest vastav inimene ja tuli vaatama, kuidas meil läheb siin. Aga ma sain teada, et tal väga meeldis Arvo Pärdi muusika. Siis ma helistasin juhuslikult Tõnu Kaljustele, kes on minu ammune sõber ja mõtlesin, et kui tema kui üks põhilisi Pärdi interpreteete, et äkki saaksid korraldada kontserti. Ta ütles, no millal see on? Ma ütlesin, mis päeval? Ma tulen sel päeval kell 5 Rootsist tagasi, kus ma praegu juhatan ühte koori ja nüüd kui kell 6 on, siis harjutus teeme ära. Ma ei kujuta ette, et välisminister, tollal meie välisminister, eriti paljudes riikides saab helistada oma riigi ühe parima dirigendile ja ütelda, et kuule, äkki saaks teha niisugust asja siin. Ja siis me leppisime kokku, ta tuli see hindaja tuli siia, ma ütlesin, et siin on kultuuriprogramm. Tema ütles, ma ei kannata neid rahvatantsijaid. Kuna ilmselt tal näidati igas riigis, kus ta oli käinud, siis rahvatantsu ja siis me natuke teistsugune ja siis seal oli Tallinna kammerkoor, kõik teksastes laulsid, harjutasid Pärti, ma ütlesin, juhuslikult harjutavad siin ja siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, et sa oled siga. Kuna sai täpselt aru, mis oli juhtunud. Aga selline asi, et omavahel saavad inimesed kokku niivõrd erinevates valdkondades on just see, mis rikastab minu meelest Eestit ja me peaksime ära kasutama neid võimalusi, mitte virisema selle, et oi, me oleme nii väiksed ja nagu ma olen varem osutanud ka tähelepanu. Ja see on, et me teeme ühte asja, mida me teeme hästi, korralikult ja mingis mõttes kuna ma ikka suurem osa Ameerikas üles kasvanud, seal on niisugune suhtumine inimeste suhtes, mida Eestis on natuke puudu ja siis me katsume teha midagi, mis võiks olla, ma ei tea, elavdada linna, see väike Viljandi ja et tuua mingisi uusi tuuli sinna. Eesti ühiskonna jaoks on kindlasti oluline, et meil talente oleks siin, mida rohkem, seda parem, kuna me oleme väga väike riik ja neid inimesi, kes oskavad selliseid natuke spetsiifilisemaid ja huvitavamaid asju on suhteliselt vähe. Ühiskondlikult ma arvan, et talentide tagasitulek Eestisse on sellepärast tähtis, et nagu ka president oma kõnes täna minu eest väga tabavalt mainis, et siin saab asju palju kiiremini lahendatud. Et kui me kuskil välisriigis alustame peale ülikooli suhteliselt nagu kõige madalamast astmest ükskõik mis töö juures. Arvatavasti see on siin Eestis samamoodi, aga see karjääri tegemise võimalused võib-olla Eestis on palju kiiremad ja kokkuvõttes need talendid, kui nad satuvad kokku, et võib selliseid edukaid ettevõtjaid, nagu ka meie see Skype'i näide on tulla nagu teisigi. Nii et Eestis nagu ma arvan, et see kuidagi see talentide kojutulek mõjub nagu selliselt, et noored
hakkajad, kes tahavad midagi teha, nad jõuavad tulemuseni palju kiiremini kui meie kolleegid, sõbrad nagu välismaal.